Ära pane kunagi oma õnnevõtit kellegi teise taskusse, on ütlus, mis kannab endas sügavat ja elulist tarkust. See lause tuletab meile meelde, et meie õnn ja rahulolu ei tohiks sõltuda teistest inimestest. Olgu nendeks siis partnerid, sõbrad, pereliikmed või kolleegid. Kuigi suhted ja inimeste vaheline side on meie elus oluline osa, ei tohiks me anda kellelegi teisele kontrolli oma sisemise heaolu üle. Kui paneme oma õnnevõtme kellegi teise taskusse, anname sellele inimesele ära ka oma jõu, vabaduse ja eneseväärikuse. Me loodame, et teine inimene teeb meid õnnelikuks, täidab meis olevad tühimikud, annab elule mõtte. Ent selline ootus seab nii meid kui ka teisi inimesi ebarealistlikult suure surve alla. Kui see inimene muutub, lahkub või ei suuda meie ootusi täita, jääme me tühjaks, pettunuks ja õnnetuks. Me tunneme, nagu oleks meie elu tasakaal paigast ära, sest tegelikult ju oligi. Me loovutasime selle võtme vabatahtlikult. Tõeline õnn algab aga seestpoolt. See tuleb meie enda teadlikkusest, rahulolust iseenda ja oma valikutega, iseenese aktsepteerimist ning oskusest nautida elu selles samas hetkes. Kui inimene mõistab, et ta on oma elu ja õnne peremees, siis ei ole tal vaja teist inimest, et tunda end terviklikuna. Kuigi lähedased inimesed võivad seda tunnet võimendada ja rikastada, sõltub see siiski ainult ja ainult meist endast. Kui hoiame oma õnnevõtit enda käes, tähendab see seda, et võtame vastutuse enda emotsioonide, reaktsioonide ja otsuste eest. Me ei süüdista teisi, iseenda õnne ega ebaõnne ees. Ei looda, et keegi teine meid parandab või täiendab. See annab meile vabaduse elada täisväärtuslikku elu ka siis, kui keegi teine meid alt veab või meie ootusi ei täida. Seega, ära pane kunagi oma õnnevõtit kellegi teise taskusse. See lause tähendab kutset iseseisvusele, enesearmastusele ja vastutusele iseenda elu eest. See on meeldetuletus, et meie sisemine rahu ja rõõm ei tohiks sõltuda välistest asjaoludest, veel vähem teistest inimestest. Ainult siis, kui meie enda käes on meie õnnevõti, saame tunda end tõeliselt vabana ja elada elu, mis on kooskõlas meie tõeliste väärtustega. Aitäh kuulamast ja järgmiste kohtumisteni!